minu palve tänaseks päevaks oli see, et Jumal, anna ühte uut ilmutust püha vaimu koha pealt. Ja ma usun seda, et kui me ka sellega nagu ühineme, siis Jumal seda tegelikult annab. Ja ise nagu selle teema juures olles sain kogeda samamoodi, kuidas Jumal tegelikult avab ja nagu neid võimalusi, et kõike seda nagu kätte saada, mida tegelikult Jumal tahab anda ja just ka oma vaimu läbi. Ja sellepärast aidaku täna Jumal ka, et saaksime uut ilmutust, neid uusi nägemusi, asju, mis iganes Jumal meile tahab tegelikult anda. Kui Jeesus tuleb siia sellesse maailma ja sünnib siia sellesse maailma, siis tegelikult ei mõistetud tema tulekut. Vähesed olid need, kes tegelikult ootasid, vähesed olid, kes mõistsid ja vastu võtsid, aga üldises mõttes oli niimoodi, et ei, see juudi kogukond, kuhu ta sündis, ta omad ei osanud teda vastu võtta ja selliselt Jeesus tuli sellesse maailma. No olid need liipühapäeval olid, ütleme, valdavalt ju kõik need olid juudid, kes said seal päästetud, aga seal oli ka teisi rahvaid ja esimesed kristlased, väga palju oli just juutide hulgast. Aga üldises mõttes on ikkagi praegu, et juutide hulgast on vähe veel Jeesuse juures. On, aga nende rahva arvu koha pealt on siiski vähe, sest nendel on veel see kate peal ja nad ei mõista. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jeesusega oli nõnda, et ei mõistetud. Aga teate, püha vaimuga veel hullemalt, et isegi kristlased ei mõista. Vaata, püha vaimu koha pealt on niimoodi, püha vaim on olnud tegelikult kõige põlatum Jumala isikutest. Kui täna siin vend tõi ette sedasi, et isa ja poeg ja püha vaim kui ema, nagu tõi seda võrdlust nagu sellisel moel, siis me näeme sedasi, tegelikult on niimoodi, et paljud inimesed austavad tegelikult Jumalat. No Jumalat austavad, osad teevad selle veel, ütlevad selle kõige kõrgemaks. No need on ikka juba päris head usklikud, kes Jeesusesse usuvad ja kes võtavad Jeesuse oma päästjaks vastu. Aga võtta, püha vaimu koha pealt käib üks kauplemine. Selle koha pealt on niimoodi, et seda, ütleme 100 aastat juba ja rohkem tagasi, ütleme juba 125 aastat tagasi, võib ütelda, kui oli nelipüha ärkamine, siis oli nagu selline püha vaimu tegelikult õnnistuse tulemine siin sellesse maailma. See tõi tegelikult väga suur õnnistuse. Meil läheb sellepärast tegelikult hästi. Me sõidame ja võiks ütelda sellest ajast saadik põhimõtteliselt autodega ringi. Vaata, see tehniline revolutsioon tuli ka nagu selle vaimu väljavalamisega. Kui see seal Ameerikas toimus ja vaata, elu täiesti tegelikult muutus. Kapitaalselt muutus, vaata, tulid uued ilmutused, tulid uued nägemused. Tehniliselt ka inimestele lihtsalt asjad avanesid ja inimkond hakkas täiesti teistmoodi elama. Ja meie elame nagu selles ajas. Ja me näeme sedasi, et see on järjest nagu sellises mõttes nagu edasi läinud, ja sellepärast täna ma tahaks nagu selle nagu võrdluse kaudu ütelda sedasi, et hakkame juba ükskord mõistma, kus koha pealt tegelikult meile tuleb see õnnistus ja abi. Kui Jeesus tuleb siia sellesse maailma, siis ta ütleb niimoodi, et teil on öeldud, aga mina ütlen teile. Nii nagu Mattiuse evangeeliumis seal mäejutluses Jeesus mitmetki korda ütleb seda. Ta ütleb sedasi, et teil on öeldud sedasi, et silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Ma teen selle nagu Jeesuse võrdluse veel siia. Aga Jeesus ütleb, et aga mina ütlen teile, et teie peate vaenlast armastama. Ja sellepärast, kallid, see, ütleme 5:38 kõigepealt, kus on öeldud sedasi, et te olete kuulnud, et on öeldud silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Ja nüüd on nii, aga issand ütleb siis 43 salm meile, et te olete kuulnud, et on öeldud armasta oma ligimist ja vihka oma vaenlast. Jälle nagu, kuidas ütelda, inimese jaoks nagu suhteliselt loogiline, eks, et armastad kedagi ja kedagi vihkad ka veel, eks. Aga mina ütlen teile, nüüd ütleb issand, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevas isa lasteks, sest tema laseb ju päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Nüüd on selline lugu, üks ilmutus, mida ma sain. Kas sa saad sellest aru? Püüan sul seda väljendada. Vaata, läbi aegade tegelikult tehakse selgeks, kes on vaenlane. Läbi aegade on inimkonnal nagu selline tahtmine nagu ikkagi ja me näeme sedasi, et seda loetakse nagu nõukseks kergeks viisiks inimest üle valitseda, et kui sul on kuskil nagu vaenlane teada, siis see nagu kutsub sind korrale. Mäletan, kui mina olin sõjaväes, olin Kaukaasias, olin sõjaväes, siis meile näidati väga lihtsalt. Näidati väeosast välja, et vaata seal orus elavad vaenlased, kes tulevad ja lõikavad te kõrid läbi, kui te valvel ei ole. Täitsa niimoodi, et silmapiiril oli, ütleme, et mingi teine rahvus, ma ei mäletagi, keda nad seal nimetasid, aga ütleme, et lihtsalt sõdurid kutsuti niimoodi korrale, et igal juhul, et saa sellest aru, et oled vaenlaste keskel. Ja et me oleksime nagu kuidagi hästi valvsad.
ja noh, seda tarvitatakse, aga kallid, vaata üks nüüd Jeesuse õpetus on see, et vaenlast tuleb armastada. vaata, seda tuleb meeles pidada. ja vaata, minule tuli nagu see ilmutus selle koha pealt, kes on nõukogudeaegsed, kes oli vaenlane. vaenlane oli ühesõnaga seal meil Ameerikas. vaenlane oli läänes. aga kuhu tegelikult see nõukogudeaegne rahvas oma südamed pööras? Nad pöörasid Ameerikasse ja nad pöörasid läände ja läksid sinna. ja teate, praegu juhtub seesama, kus on vaenlane, sinna pööratakse südamed. Sinna pööratakse südamed. saage aru, kus on praegusel hetkel vaenlane. Sinna nad pööravad oma südamed. ja sellepärast see käib täpselt just sesse vastupidi, sest vaata, see Jeesuse selline uus, kuidas ütelda, see mõtteviis, mida ta siia sellesse maailma tõi, ta tõi selle mõtteviisi, et vaenlast tuleb armastada. ja sellepärast on see nii, et vaata, kus iganes praegusel hetkel, ma ei räägi sellest, et saatana armastamisest, saate sellest aru, ma räägin inimestest, inimeste riikidest, rahvustest, mis iganes, keda kuulutatakse tegelikult vaenlaseks, siis meil on kohustus tegelikult, võiks ütelda kohe nagu teistpidi reageerida, kohe hakata nagu armastama ja see toob tegelikult oma tulemuse. Rahab, ütleme, on Jeerikus, mis on tegelikult väga vaenulik juutide koha pealt. Aga tegelikult tema läheb vaenlaste hulka, ta saab Jeesuse sugupuusse. ja sellepärast vaata, tema süda pöördus sinna, ta tegi julge sammu. Nüüd üks asi on see, et vaenlast armastada on julguse tükk. ja sellepärast see on igal juhul, sest et Rahabil ei olnud mitte kerge see tegelikult see lugu, teda käidi ju seal kodus läbi ka otsimas, et keda sa vastu võtsid siin, anna välja, sinu juurde tuldi siin praegusel hetkel, ei ta peitis ja ei andnud välja. ja sellepärast, kallid, võta täna ka nagu see ilmutus ja mina usun sedasi, et see on nagu ka mingis mõttes niisugune prohvetlik ütlemine, mida ma olen täna ütelnud sedasi, et inimeste südamed pöörduvad selle vaenlase poole, ma mõtlen selles mõttes mitte kuradi poole, vaid selle vaenlase, keda, ütleme, kurat püüab vaenlaseks teha siin selles maailmas. Inimeste südamed tegelikult pöörduvad sinna poole ja sellepärast nii ta on. Seattle'is oli nüüd alles hiljuti, et Seattle'i linnapea ütleb seal sedasi, et kristlased on süüdi. Kristlastest tehti vaenlased ja pöördugu Seattle'i inimeste südamed tegelikult kristlaste poole, sest et vaata, vaenlane pandi nagu välja ja nüüd on tegelikult on see võimalus on tegelikult, et see rahvas saab pöörduda nagu sinna poole. Ja sellepärast kiitus Jumalale, sest et vaata, see inimesel ongi nagu selline, nagu teatud mõttes nagu selline keelatud variant on kuidagi nagu armas. Et vaata, sellepärast, et vaata, mis on keelatud, seda nagu tahetakse ja noh, ütleme, et ega alati on niimoodi, et ei tohigi keelust üle astuda, nii kui seal Edenis juhtus see. Aga mingis mõttes on see, noh, ütleme, et kui hakkad kas või vanu muinasjutte mõtlema, sain nagu sellise järgmise pildi, et meil on ka need suured igasugused printsid ja tuhkatriinud, eks. Et vaata, see seisuste vahe, seal ei tohtinud nagu armastust olla. Sul pidi olema nagu selle ühe taseme pealt. Aga vaata, kui armastus tuli, siis armastasid tuhkatriinud küll, tead. Et vahet ei ole sellepärast, et lihtsalt oli see niimoodi, et see sees lihtsalt on ja sellepärast on see niimoodi, et kallid Jumalal tegelikult ei ole nagu selliseid piire just inimeste ja rahvaste vahel. Moosesel oli Etioopia naine. Nähtavasti oli siis täitsa musta nahevärvi naine oli tal. Ja 4. Mooses 12.1 on räägitud seda, et no seal lausa nuriseti sellepärast, et ta oli selle etiooplane endale võtnud. Aga mis tal teha oli? Kus ta elama läks, sealt ta selle tüdruku sai ja armastama hakkas ja lihtsalt see lugu nagu selliselt sündis. Ja kas Jumalal oli mingisugust probleeme? Et tal selline naine oli, absoluutselt ei olnud mitte mingeid probleeme, vaid me näeme sedasi, et kuidas ta oli Jumala sõber, kuidas ta andis talle ilmutusi ja asju, noh, ütleme, see ei olnud mitte mingisuguseks tegelikult takistuseks. Ja sellepärast on see nii, et kallid igasugused rahvuslikud asjad, igasugused keeltesse suhtumised ja värgid. Täna tuletan sulle meelde ka 4 pühapäeval, igaüks mõistis oma keele murdes. Jumal ei ole mitte ühegi keele vastu, ise ta segas need keeled kõik ära, ise ta lubab meil olla sedasi, aga ta tahab pühavaimu läbi tegelikult meid lihtsalt üheks teha, aga ikkagi me räägime oma keeles igaüks ja sellepärast on niimoodi, et kõikidest keeltest, suguharudest ollakse kord Jumala juures. Ja sellepärast on see nii, et kallid, kiitus Jumalale, täna võime olla siin eesti keeles rääkimas, aga ärme põlgame tegelikult ühtegi keelt. Õppige väga palju keeli, nii palju kui iganes oskate ja jaksate. See on igal juhul suureks õnnistuseks ja sellepärast on see nii, et selle kaudu me saame hoopis palju suurema õnnistuse osaliseks, kui noh, ütleme, me oleme ka avatud teiste rahvaste jaoks. No nii, need on mõned sellised esimesed mõtted, mida essandes olles nagu sain.
nüüd püha vaimu koha pealt ja tema mitte vastuvõtmise koha pealt nagu hakkasin rääkima samamoodi ka, et vaata, seda on peetud nagu selliseks, noh, ütleme, nagu nelipühapäevalgi öeldi sedasi, et kuule, nad on purjus. No lihtsalt, et ta on selline olukord, et inimestel on see nagu vastuvõetamatu, et miks inimesed nagu käituvad selliselt, sest et vaata, kui Peetrus hakkas seal rääkima, siis tuli, no ütleme, rahva poolt nagu selline hinnang. Tegelikult Peetrus ütleb sedasi, et see ei ole nõnda, vaid see on hoopis Jumala tõotuse täitumine, mida ta prohvet Joeli kaudu ütles. Ja sellepärast, kallid, nii ta on, et püha vaimu selline vastuvõtmine on olnud kõige raskem. No palvetamine keeltes, selle koha pealt on olnud suured tõrked ja asjad ja noh, ütleme, et inimesed on niimoodi, et noh, oma arvamustes on kinni nende asjade koha pealt. Tahan lihtsalt ütelda täna nagu keeltes palvetamise koha pealt mõne asja selle koha pealt. Paulus kirjutab oma kirjades väga selgelt, ta tahaks, et kõik seda teeksid. Kui sa keeltes palvetad, sa ehitad iseennast. See on sulle tegelikult õnnistuseks ja kasuks. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, keeli tuleb hakata rääkima. Ja sellepärast on see niimoodi, et no, meil on vahest nagu selline mõte, et noh, kuidas selle rääkimisega, just ka selle pühavaimu keele rääkimisega, et kuidas sellega alata, aga just nii algagi, kuidas sa algasid lapsena. Kuidas sa lapsena algasid, niisama lalisesid ja kõlbas küll. Ja kõik olid rõõmsad, kui sa häält tegid. Ja vaata, kui sa häält ei teeks, milline õnnetus tegelikult. Ja sellepärast on see niimoodi, me sünnime lastena ja me hakkame rääkima ja sellepärast vaim räägib siis neid meile arusaamatuid sõnu, mida me tegelikult teadma ei peagi, see on Jumala plaanides nõnda olnud. Ja sellepärast usaldage tegelikult issanda, et see on tegelikult väga oluline ja tähtis asi. Kui sa keeltes palvetad, see seab korda tegelikult, võiks ütelda, sinu aju ka. Su muremõtted lihtsalt saavad ära kõrvetatud sealt välja. Ja sellepärast on see selline, noh, ütleme, see on selline puhastusprotsess tegelikult, mida peab tegema. Aga kui sa seda ei tee, mitte keegi sinu eest seda teha ei saa. Ja sellepärast on nii, et julgustus selle koha pealt, et võta vastu see püha vaimu and igal moel, kuidas Jumal igatahes tahab seda anda ja ütleme, et see, noh, ütleme, see keelte rääkimise and, no see on üleüldine. See on niimoodi, et kõik, osad annid ja asjad, millest täna räägime, on nii, et need on osadele inimestele, aga võtame nii palju vastu, kui Jumal iganes meile tegelikult anda tahab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal oma vaimu on meile andnud. Nii et püha vaimu tulekut ootasid teatud inimesed. Noh, ütleme, et seal lõpuks oli nähtavasti kas 120 inimest, kes olid koos, kes ootasid. 10 päeva oli oodata, olen ikka mõelnud sedasi, et 10 päeva oodata on ka parasjagu pikka aega oodata, et ju seal alguses neid ootajaid rohkem oli, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et siis sellel päeval, kui vaim välja valati, oldi seal ühes paigas koos ja sündis tegelikult see eriline hetk. Ja nii, et ja siis nad läksid tegelikult julgelt välja, läksid tänavale ja võiks ütelda, Peetrus pidas esimese jutluse. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et ega ennem ei tasugi jutlust pidada, kui sa oled selle vaimu käest nagu saanud. Sest et noh, mõistusega me võime ka midagi nagu rääkida. Aga me näeme sedasi, et Peetrusest me ennem ei tea midagi, et oleks mingisugune jutlustaja olnud. Küsimusi tal oli, rääkis ühte teist seal, eks, kui ta seal jüngrite hulgas oli. Aga nüüd oli tal tegelikult oli väga selge tegelikult jutlus olemas ja see oli nii suure õnnistusega, et inimesed tulid ka pöördumisele selle jutluse peale. Nii et igal juhul julgustan, et usu isasse, usu pojasse ja püha vaimusse ja võta vastu kõik need annid, mis on. No selles on teadmine, selles on tunnetamine, ma lihtsalt praegusel hetkel loetlen, võib-olla pärast teen sõna lahti täpsemalt. Selles on vaimu viljad, tegelikult vaata, meil on püha vaimu viljad, oi kui head viljad tegelikult need on, varsti võib-olla loeme nendest ka. Aga seal samas on vaata, on selline, kuidas ütelda, selline paljastamise oht. On selline paljastamise oht, vaata, kui Jumala vaim on tegelikult tööd tegemas. Ja vaata, sellepärast, kui inimesed tulevad Jumala kotta, siis neil võib tunduda vahest sedasi, et kuule, mis sa minust rääkisid. No mul on vahest olnud lausa nii, et no mis sa minust avalikult kõikidele rääkisid, nii et pärast pühapäev on kiri, no see oli vanal ajal, ütleme täitsa postkasti tuleb pühapäeval kiri, tead, et kuule, ja ma pidin minema õde külastama ja klaarima, et ma pole sinust mitte midagi rääkinud. See oli niimoodi, et ma rääkisin, mis ma rääkisin, aga tema tegelikult koges oma paljastust ja asja ja sellepärast Jumala vaim on tegelikult on niimoodi tööd tegemas. Ja püha vaimu koha pealt on, vaata, veel suuremad hoiatused kui Jeesuse koha pealt.
vaata, on öeldud sedasi, et kes ühesõnaga pilkab püha vaimu, siis seda andeks ei anta. Et Jeesuse pilkamise koha pealt seda ei ole öeldud. aga kes püha vaimu pilkab, siis on väga, väga selline tugev hoiatus selle koha pealt. Püha vaimu koha pealt on öeldud sedasi, et ära kurvasta püha vaimu, ära kustuta püha vaimu. Et vaata sellised, ütleme, et ta on kuidagi nii mingis mõttes nagu selline nii õrn, et ta kohe nagu läheb, võiks ütelda, nagu peitu ja kaob ära. Ja sellepärast peame neid hoiatusi tegelikult ka meeles, et me suure aukartusega suhtuksime tegelikult sellesse, mida Jumal on tegemas. Ja sellepärast, ja kus sa Jumala vaimu tööst aru ei saa, siis parem ära sõna võtta. Sellepärast, et vaata, kui me ei pea kõigest sellest aru saama, mis on see teiste inimeste eludes või teistes kogudustes või teistes liikumistes, siis absoluutselt on niimoodi, täna lihtsalt see hoiatus, kus iganes on Jumala vaim on tööd tegemas, siis meie kriitikat sinna kindlasti tegelikult vaja ei ole. Nii et püha vaim on tegelikult väga erilise kaitse all. Püha vaimu me valesti tarvitada ei saa. Järgmine mõte on see. Me näeme sedasi, et kui kuningad Vana-testamendi ajal ja prohvetid ja preestrid olid, ütleme üldse, kes Vana-testamendi ajal püha vaimu said, siis me näeme kuningas Saulist sedasi, et nii, nagu ta oli sõnakuulmatu, nii nagu ta enam ei teinud seda, mida Jumal ta käest ootas, nii võeti varsti ta käest püha vaim ära. Ja sellepärast on see nii, et me näeme, et kuidas see tegelikult, kuidas seda antakse ja kuidas seda võetakse. Ütleme, et see Sauli selline vaimu saamine, see on, ütleme, väga tüüpiline, aga võiks ütelda praegusel hetkel meile. Ma teen lahti korraks 1. Samueli 10. peatüki. Ja ta on täitsa tavaline, võiks ütelda mees. Lihtsalt eeslid kadunud, otsivad, käivad ringi ja nüüd on niimoodi, et sellel rännakul, kui nad seal oma eeslid otsivad, jõuavad Samueli juurde ja ta saab teada seda, et temast saab järgmine või esimene tegelikult Iisraeli kuningas ja siis, kui Saul on teda, või see Samuel on Sauli võitnud, siis 10:6 on öeldud, siis tuleb issanda vaim võimsasti su peale ja sa hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. Ja 10. salm ütleb veel, ja kui nad jõudsid siis Gibeasse, vaata, siis tuli temale vastu salkkond prohveteid ja Jumala vaim tuli võimsasti tema peale ja ta hakkas nende keskel prohvetlikult rääkima. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et sa võid hakata kodus üksikult rääkima, kui sa oled issand ees ja saad selle püha vaimu annid ka kas või keeltes palvetama. Aga julgustan selle koha pealt, kui sa oled koguduse keskel, kus on teised, kes juba seda teevad, selles keskkonnas on lihtsam ja parem. Sest et lihtsalt see ka Saulile kingiti lihtsalt see sellisel moel, et kui sa oled teiste hulgas, siis hakka ka. Ja ta hakkas nende keskel prohvetlikult rääkima. Kuidas see rääkima hakatakse? Nähtavasti tehakse suu lahti. Ja paljude, ütleme, jumala laste viga on see, nad ootavad sedasi, et keegi tuleb lõuga liigutama. Ei tule mitte keegi su lõuga liigutama, sina tegelikult hakkad rääkima. Kõiki asju sa hakkad tegema. Ja sellepärast, kallid, ma lihtsalt julgustan sind selle koha pealt, et ära jäta ka seda tegelikult tegemata siin selles maailmas. Sellepärast, et ja oma mõistuse võid selle koha pealt kõrvale panna ja lihtsalt usalda seda, et kui sa hakkad, et siis jumala vaim hakkab juhtima ka ja seda, mida sa teed. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et nii ta on. Ja nii, et näe püha vaimu tööd piiblis, näe püha vaimu tööd siin ja tegevust siin selles maailmas ka praegusel hetkel. Kas või selle võrdluse tõin, et vaata, millise, nagu ütleme, õnnistuse võib tuua tegelikult jumala vaim. Kas või riikidele ja rahvastele. Ütleme, see vaimulik ärkamine, et ega, kui Eestimaa koha pealtki rääkida sedasi, et vaata, millal tuleb meile Tartu Ülikool ja asjad ja vaata, see oli tegelikult oli seotud sellise ärkamisega tegelikult selle reformatsiooniga, selle kaudu tegelikult oli väga, väga oluline tegelikult oli edasiminek. Ja ma usun sedasi, et enamuses me teame seda, et kui ütleme, reformatsioon tuli, siis see tõi tegelikult õitsengu nendesse maadesse, kus tuli. Praegusel hetkel me ei saa seda ütelda sedasi, et need, ütleme, need reformeeritud maad, kuhu tuli siis 500 aastat tagasi, ütleme, see Martin Lutheri, ütleme, reformatsiooni see asi, et nad enam oleksid sellest, nad on taganenud usust. Ja vaata, sellepärast on see nagu langenud Euroopa juba. Ja seal me enam ei pruugi absoluutselt nagu seda õnnistust enam nagu sellisel moel näha. Aga see, kui see tuli, see tõi tegelikult õnnistuse. Ja siis oli suur vahe vahel katoliikluse ja reformatsiooni vahel. See oli täiesti suur vahe vahel sellepärast, et kus oli tegelikult jumala vaim väga otseselt tegutsemas ja kus seal müüdi need intelligentsed, et sa oma pattusid andeks saada ja tegeldi hoopis teiste asjadega. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me peame nagu seda mõistma, aga me peame seda mõistma ka, et on need momendid, kus tegelikult püha vaimu töö kaob ära.
ja sellest ma olen ikka, üks minu niisuguseid kurvastavamaid asju on, miskipärast ma nagu jälgin ikkagi, ma jälgin 2 Koread, Põhja- ja Lõuna-Koread. Ja nüüd ütleme, et Lõuna-Koreas on olnud väga suure ärkamine, väga suured kogudused ja asjad. Aga teate, mis kurvastusega peab ütlema sedasi, et Põhja-Korea koha pealt on, me teame sedasi, et maha jäänud ja kõik, mis iganes räägitakse. Lõuna-Korea on nii arenenud ja kui palju autosid ja asju ja kui tulid need väikesed piiblid ja asjad ja kõik olid seal Koreas kokku köidetud ja tehtud meile, ütleme, et väga töökas rahvas ka. Aga teate, koos kristlusega tulid abielulahutused, tegelikult tuli moraalne langus. Ja väga kurb on tegelikult nagu seda näha, et hoopis mingisugune selline negatiivne asi on tulnud. Prohveteeringud on olnud sedasi, et Lõuna-Korea pöördub kommunismi. Seda nagu ei tahaks uskuda, kui vahest loeda, aga minu meelest Rick Soineri raamatus, kus ma seda lugesin, et ja praegu nagu see 2 võrdlust, et see kummaline maa, see Põhja-Korea oma kommunismiga seal ja siis on Lõuna-Korea seal kõrval. Ja sellepärast, kallid, vaata, kõik on tegelikult on võimalik, kõik igasugused asjad. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui me tuleme Jumala juurde, siis selles on vaja tegelikult püsida. Ja sellepärast on see niimoodi, et me näeme sedasi, et kuidas Saul sai tegelikult Jumala vaimust ilma jääda. Ja sellepärast Taavet, kui ta nägi seda, et mis juhtus Sauliga tegelikult, kui Jumala vaimust ilma jäi, siis tema palve oli see, et Jumal, ära võta minult püha vaimu ära. Ja sellepärast, kallis Jumala laps, kui sa oled Jumala vaimust sündinud, siis olgu sinu palve see, et Jumal, ära võta oma püha vaimu minult ära, et ma püsiksin selles, et ma kuidagi nagu hoolimatult sellesse ei suhtuks. Sellepärast, et vahest on see lihtsalt niimoodi, et me ei oska nagu seda hinnata, kuidas ütelda, meile, mida nagu lihtsalt antakse. Meile antakse pääste, meile antakse Jumala vaim. Vaata, kui sa oleksid hirmsalt pidanud maksma selle eest või et vaata, siis sa nagu teenisid ja sul on nagu kahju selles eest. Aga kallid, sulle antakse tegelikult väga suur väärtus. Selle eest on Jumal maksnud oma poja verega ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me lihtsalt nagu mõistaksime nagu seda, mida meile on tegelikult kingitud just ka Jumala vaimu kaudu. Millised piiramatud võimalused tegelikult taevariigi, kuidas ütelda, tarkusele. Vaata, vaimne inimene mõistab kõike. 1. Korintuse seal 2. peatükis, kus seal on juba räägitud või 1., kus on seda räägitud. Vaimne mõistab tegelikult kõike. Ja sellepärast, kallid, meil on antud ikka nii suured eelised. Praegusel ajal, ütleme, et kes on arvutiinimesed, ütleme, et mõned vanemad inimesed, kes ei ole arvutimaailma läinud, aga meie, kes me oleme väga harjunud tegelikult selle koha pealt, et me kirjutame sinna oma otsingusõna, mida teada tahad, muudkui otsid sealt. Ja ütleme, et see on nii harjunud tegevus juba, et on tervise koha pealt või mingisuguse seaduse koha pealt või mis iganes, tegelikult otsime lahendusi ja see on tõesti läinud tegelikult veel, ütleme, avaramaks need võimalused. Et alguses olid lihtsalt need Google'i otsingud ja otsisid taga ja aeglaselt sealt midagi tuli, eks. Olid arvutid aeglased ja kõik, nüüd läheb kõik nii kiiresti ja teistmoodi ja nüüd on tulnud sinna juurde, on tulnud need tehisintellektid ja asjad, et kellele sa saad oma nagu selle küsimuse esitada aga kallid, ma täna ütlen sedasi, et see palju parem variant, Jumala vaim, on kogu aeg tegelikult olnud olemas. Ja sellepärast võtta küsimus tuleb sinna anda. Me sageli anname nagu selle küsimuse enne nagu Google'isse. Inimestena praegusel hetkel, et otsime neid nagu lahendusi, et mida seal kuskil öeldakse. Ja seal on kõike, seal on õiget ja seal on valet. Ja sellepärast on see nii, et ja vaata see vale, mis on siin selles maailmas, on, kuidas ütelda, on inimestele nii harjunud tegelikult asi. Aga mida Jumal absoluutselt ei salli, loe ilmutuse raamatu lõppu, midagi ei pääse Jumala riiki, kes teeb valet ja kes valet armastab. Ja sellepärast igasugusest valest tuleb meil hoiduda. Jumala vaim tuli siin meid juhatama kõigesse tõtte ja sellepärast meid peab leitama tõe seest. Tunnen rõõmu, kui lapsed käivad tões, Johannese kirjades on seda öeldud, seda ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on kõige tähtsam asi. Aga vaata, valega ollakse nii harjunud, et inimesed, nii kui siin üks meie, võiks ütelda, kõrgel kohtadel olnud poliitik kunagi väitles ja siin Varro tõi seda ühes oma jutus välja sedasi, et ta ütleb, et kuule, et vale on selline, et inimesed tarvitavad, järelikult on vale on olemas, järelikult vale on vajalik, et inimesed tarvitavad seda, et lihtsalt õigustus valele, et kuule, et valetada võib, et tead, et kui on aga tarvis, valetame ka. Loe Jumala sõna, tead, absoluutselt mitte mingisugust kompromissi vale koha pealt ei ole. Ja sellepärast on nii, et kallid, ära usu seda juttu ka, et hädavale on võimalik. Ei ole hädavalet ka vaja. Me vahest lohutame ennast, et seal Abraham käitub ja valetab oma naise peale või otsime neid kohtasid endale toeks. Võta issanda sõna endale.
issand mitte kunagi ei õigusta tegelikult valet. ja sellepärast on see niimoodi, et meil ei tasu tegelikult ütelda endale mingisuguseid valesid lohutusi ja olla petetud tegelikult nende läbi. nii et nii ta on. nii et juhtigu püha vaim meid, kuidas käituda, kuidas elada praegusel ajal. ja teate, nende valede keskel, kuhu me praegu jõudsime, ongi tegelikult väga vaja Jumala vaimu. Et ära eristada, kus on õige, kus on vale ja mis on üldse toimumas ja sellepärast on niivõrd tähtis ja oluline, kallid, tunda seda tegelikult just püha vaimu kaudu, mis on ümberringi toimumas. 20. aastal, kui olime siin suure probleemi ees, et kuidas käituda ja olla, kõige parem nõuandja sai olla püha vaim, mitte keegi teine, mitte üks inimene, kõige parem nõuandja sai tegelikult olla püha vaim. ja sellepärast, ja kes kuulasid tegelikult ja teate, et osad inimesed kuulasid südametunnistust. Sest et püha vaim ja südametunnistus on üsna sarnased. Ja kallid vanadusklikud inimesed ajasid südametunnistuse ja püha vaimu segi. Sellepärast, et üldiselt ollakse harjunud, et tuleb olla kuulekas sellele, mida sulle kuskilt siin selles maailmas öeldakse. Aga me piiblist näeme sedasi, et on need näited selle koha pealt, kus ei olda kuulekad. Ei olnud ämmaemandad seal Egiptuses kuulekad ja ei olnud Daniel kuulekas seal, ei olnud Sadrak Mesak kuulekas ja on teatud kohad tegelikult, kus me ei ole tegelikult kuulekad, kus me tegelikult kuuletume Jumalale. Ja teate, milles on küsimus? Need Jumalale kuuletajuid on vähe. Ja teate, kui sa oled see Jumalale kuuletuja, siis sa oled puhta imelik. Sellepärast, et vaata, üldiselt ei kuuletuta. Ja vaata, isegi kui sa Jumala rahva hulgas, vaata, paljud inimesed absoluutselt ei küsi Jumala käest, et mis on õige vale, mis on ümberringi nagu toimumas, teatud asjad, mis sünnivad ka vaimulikus maailmas, kas minna, olla, mida teha. Ei küsita, sest et pannakse nagu pimesi selle järgi, kuidas rahvas läheb. Aga kallid, julgustan sind selle koha pealt, alati võid küsida, Jumala vaim sind ei peta ja ta juhib sind kõigesse tõtte. Ja sellepärast mõtlen, sa saad palju kergema elu, kui sa küsid issanda käest. Sellepärast, et õed ja vennad vaevavad sind ära. Nad laovad sulle koormaid kaela, kõike peab tegema, kõike asju peab ette võtma, et sa tubli oleksid. Kallid, me ei ela inimeste silma ees, me elame Jumala ees ja sellepärast on see nii tähtis, on see, et me küsiksime oma issanda käest. Andrei Zapovalov, tal on üks väga hea jutlus, on see juba aastaid tagasi, mis tal oli, et Jeesuse sõber. Ta ütles, issand ütles talle niimoodi, tead, kui sa mulle ei kuuletu, ma võtan su võitmise ära. Sellepärast, et vaata, kui sa kuulad inimesi, sest et inimesed on ümberringi, neid on palju. Ja sellepärast on see niimoodi, ja inimesed tegelikult tahaksid vahest väga paika panna, et mida rääkida ja igasugu asju, mida ette võtta teha. Kallid, aga Jumala sulastel on, ja meil igal ühel on tegelikult see väga tähtis, et me kuulaksime tegelikult, mida issand on ütlemas ja teeksime tegelikult seda. Ja praegu on see selline lugu, et milliseid värvisid järgida praegusel ajal. Sest et oli, ütleme, kui oli see punase värvi aeg. Me kristlastena olime reeglina niimoodi, et ma ei mäleta sedasi, et punalipp oleks toodud kogudusse. Et on kogudus, et paneme selle punalipuga sinult. Ei olnud sedasi. Aga Ukrainas oranž toodi küll. Eks. Pärast saadi aru ja Jüri Kusmin just, kes nagu selle koha pealt pärast suuresti nagu kahetses seda, ütles, et me läksime lihtsalt kaasa, me lootsime sedasi, et selle kaudu tuleb meile mingisugune nagu õnnistus tuleb kohale ja sellepärast, kallid, niimoodi see on. Ma ei tead, et praegusel ajal ma usun sedasi, et osad kogudused tassivad neid rohelisi sisse, igasugu lippusid, mina ei tassi ühtegi sedasi. Meil on ainukene ristilipp, mille järgi me tegelikult läheme, need teised lipud jagu kõik kust tahes, sellepärast neid värve vahetatakse, neid tõuseb, neid tuleb kogu aeg siin selles maailmas. Ja nüüd on ainukene asi tegelikult on niimoodi, et kui meil on Jumala vaim, siis me võime neid asju eristada. Ütleme, lapsepõlves nõukogude ajal oli lihtsam meil. See oli niisugune räige Jumala eitamine, räige Jumala omade välja naermine, siis oli meil tegelikult lihtsam, kes me Jumalat armastasime ja tundsime, meil oli lihtsam nagu oma positsioonil seista. Sest me nägime sedasi, nemad ei mõista, nemad ei tea ja sellepärast nagu lükkasime selle väga kergelt kõrvale. Ei olnud raske, ütleme, olla mitte oktoobri laps, sa vaata, kus sa olid. Vaata, kus võeti sedasi, et sa oled oktoobri laps. Ma olen parem Jeesuse laps, eks, aga mitte mingisuguse oktoobri laps. Siis oli järgmine, ütleme, et sealt tulevad pioneerid. Need olid nagu mingisugused siis need esmaminijad ja eesminijad, võiks ütelda, või kuidas seda tõlkida. Ja siis see komsomol, eks, saad aru, mis see on? Eesti keeles on see noor, kommunistlik noor.
lihtsalt. Et jälle, vaata see noorus tõmmati nagu sinna lõksu kohe sedasi, et sa pead kohe nagu tegelikult sellesse sukelduma, sellesse mõtteviisi. Ja mis oli sellel hetkel, oli niivõrd oluline tähtis ja mida muudkui õpetati ja räägiti. Aga, kallid, oli väga hea tegelikult õppimise aeg olla teistsugune siin selles maailmas. Kõikidel nendel perioodidel ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja siin selles maailmas käivad need tegelikult, need mõtteviisid järjest käivad tegelikult üle. Ja Rooma 12 ütleb meile sedasi, et me ei muganduks nende mõtteviisidega. See on see hästi niisugune tuntud salmide osa, mis seal Rooma 12 alguses. Ja ma loen need 2 salmi alguses. Ma kutsun üles teid, vennad, Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale meelepäraseks ja siis pühaks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga ja selle ajastusüsteemiga, vaid muutuge meele uuendamise, mõistuse uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea, meelepärane ja täiuslik. Ja nüüd on niimoodi, et täna räägin soorus, tegelikult siit seda Rooma 12. räägin tegelikult edasi. Sellepärast, et vaata, siin tuleb nüüd üks püha vaimu teema, nagu Rooma kirjas Apostel Paulus seda kirjutab. Kõikides kohtades siin ei jõua rääkida. Ja sellepärast ja väga, väga huvitavalt ta tegelikult on niimoodi, ta räägib just nüüd, kui me siin oma meelt uuendame, siis ta tegelikult tuleb pühavaimu andide juurde. Ja sellepärast need peavad leidma tegelikult meis koha, me peame leidma seda, millised annid Jumal meile on andnud ja et meie tegelikult oleksime neid siis ka tarvitamas. Ja nii ta on. Väga palju eksitajaid on siin selles maailmas. Johannese kirjas on räägitud, et palju neid antikristuseid on läinud maailma, paljud on läinud eksitama. Eksitada ka neid ära valitud, Matteuse 24 on öeldud sedasi. Aga ilmutuse raamat 20:10 ütleb sedasi, et eksitaja visatakse tulejärve. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et praegusel hetkel on see eksimise võimalus. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et ärme mõtle keegi nii kindlasti, et meid ei ole eksitada võimalik. Ja sellepärast see on puhas Jumala arm, kui ei ole tegelikult ära eksinud. Ja sellepärast ole alandlikult tegelikult issanda ees ja palu sedasi, et Jumala vaim oleks juhtimas. Palu seda kõiges, mida õppida, mida elus teha, kellega abielluda, kuhu minna, no ütleme, millest hoiduda, kõiki neid küsimusi tegelikult võib järjest tegelikult esitada Jumalale ja see on parim, mis tegelikult olla saab. Kellel pole Kristuse vaimu, siis on niimoodi, need pole tegelikult Kristuse omad. Kellel Jumala vaimu ei ole, see on see Rooma 8:9. Ja Jumala vaim juhib omi lapsi. Nii et me oleme tegelikult väga, väga vaimu juhitavad, kui me Jumala lapsed oleme. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal oma vaimu on andnud meile ja et on meid tegelikult juhtimas. Apostlite tegude raamatust toon ühe näite, püüan seda ka lühidalt teha. See on nagu terve jutlus mulle, kui ma hakkasin täna hommiku veel seda üle lugema, mõtlesin, oi, väga jutlus siit saaks rääkida, aga ma kõike ei saa rääkida. Aga vaata, see, kui Paulus on merereisil, lihtsalt panen selle pildi su silma ette ja kui sul endal läheb lahti, loe seda veel ja naudi. Vaata seal 27 ja peatükk ja siis ühesõnaga 10. salmist hakkab see lugu nagu pihta, et mehed, ma näen, et edasi purjetamine muutub ohtlikuks. Ja Paulus oli tegelikult telgitegija, ta laevandusega ei tegelenud, aga ühel hetkel on tal täiesti selge nägemine, ta teab seda asja, mille pärast, sest Jumala vaim andis talle neid asju teada. Aga võeti kuulda kapteni ja tüürimehe nõu ja siis oli niimoodi, et enamik otsustas, on seal 12. salmis. Ja sellepärast, kallid, mina olen ammu sellest üle saanud, mind see enamik ei huvita. Ja sellepärast see enamik paneb valdavalt kogu aeg mööda. Ja sellepärast on see niimoodi, et inimesed tegelikult tahaksid olla enamuse hulgas. Aga kallid, pisut on neid, kes käivad kitsa tee peal. Kui sa tahad olla Jumala laps, sul ei ole võimalik olla enamuse hulgas. Sest Jumala sõna ütleb sulle väga selgesti seda. Ja sa pead olema valmis tegelikult siin selles maailmas hoopis teist teed käima. Jah, neid on palju seal, kes päästetud saavad ja taevariik saab täis, aga sellises mõttes on Jeesuse ütlemine tõde ja kurb, et tegelikult on pisut on neid, kes tegelikult päästetud saavad, et lihtsalt nii see on. No enamik otsustas, et võib minna. Tuli selline nõrk lõunatuul, hakkasid purjetama, arvasid, et jõuavad tegelikult eesmärgile, aga tegelikult see nõrk ja ilus meelitav tuul tegelikult muutus varsti selliseks maruks, mille käes nad tegelikult oli ja see maru hakkas neid kiskuma. Nad olid tuulte ajada, nad olid triivida, nad tegelikult olid siin selle elu käes tegelikult lõhkuda, nii nagu inimesed siin selles maailmas on. Ja sellepärast on kallid niimoodi, kui sa oled püha vaimu juhitud,
siis sa ei ole niimoodi kiskuda ja tuld ajada ja sa ei ole siin lihtsalt triivimas. Ja lõpuks oli niimoodi, et see laev oli ju tegelikult puruks, tead seal. Ja sellepärast, aga kallid, niimoodi meie eludes tegelikult läheb. Kui sa ei kuula püha vaimu hoiatusi, siis sa oled tegelikult nende tuld ajada. Ja need lõhuvad sind ja sa sellest lihtsalt ei pääse. Ja sellepärast, kallid, nii oli. No kiitus Jumalale, et selle tuule ja tormi keskel oli tegelikult Jumal ikka Paulusega rääkimas. Tähti ei olnud näha. Päikest ei olnud näha, mitte millegi järgi orienteeruda ei olnud. Internet ei töötanud, mitte miski ei töötanud, aga Jumala vaim töötas. Ja sellepärast, kallid, see oli täielik võimalus tegelikult Pauluse käest kuulata neid sõnumeid. Ta ütles, et ärge kartke, kõik pääsevad, Jumal on mulle rääkinud, peame kuskile saarele seal jõudma. Kõik need juhised tegelikult tulid, süüa on vaja. Ütles sõduritele, et te ei tohi ka siit kuskile ära minna, te peate jääma ka laeva. Ja siis on niimoodi, kui Paulus neid asju tegelikult rääkis, siis kõikide meelolu läks paremaks, nad sõid seal veel ja siis varsti oligi niimoodi, jäid madalikule kinni ja ujusid siis sinna Kreta saarele ja nii, et või Maltale niimoodi, nagu seal siin Jumala sõnas on seda näha. Ja sellepärast, kallid, nii see täpselt ongi, et usaldage tegelikult Jumala vaimu. Ja sellepärast on see niimoodi, et mis siis seda ei mõisteta. Ja aastal 25 ka, usaldage Jumala vaimu. Olen püüdnud ise teha selle otsuse, mitmeid kordi küsin ka sellel aastal teatud asjade koha pealt, Jumal, kuidas ma pean käituma ja kõigest ma ei räägi, mille koha pealt minul on käitumise piirangud peale pandud. Aga mul on need piirangud peal ja ma käitun lihtsalt nende järgi, mida ma olen saanud ja sellepärast, kallid, ja ma ei saa seda, kõik ei ole teile, võiks ütelda, mis on mulle. Ja sellepärast on see nii, et mina pean tegelikult käituma selle järgi, mida issand mulle ütleb. Ja sellepärast, et Jumal räägib igaühe oma lapsega, Jumal juhib oma lapsi ja sellepärast sinu asi on ise olla ka see, kes sa kuuletud ja küsid. Aga nüüd on niimoodi, et räägin mõnest ilusast asjast ka veel, natuke see on mul aega, ma võtan ikka aega veel. Teeme lahti Galatia kirja 5. peatüki, seal on räägitud vaimuviljadest, need on hästi ilusad asjad, aga kui ma neid lugesin, siis ma nägin sedasi, kui palju mul nendest on puudu. Ja ma ei tea, kuidas sinuga, aga lihtsalt loeme ja mõtleme. 5.22, vaimuvilja on armastus. No, kuidas on seda liiast või võiks veel? On rõõm, kas on liiast sul rõõmu, on sul kõik või tahad veel, kas sul on rahu, kas sa oled pikameelne, kas sa oled lahke, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Vaata, see on niimoodi, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Ja sellepärast, kallid, mina, kui lugesin seda, siis ma leidsin, et oi, kui palju tegelikult on siin, mida tegelikult on vaja juurde. Ja sellepärast ka lihtsalt olgu täna meie palve, et Jumal, me anname sulle veel su pühale vaimule maad, täida meid, me tahame olla täis, las need viljad tulevad tegelikult esile. Ja vaata, sealt läheb natuke, see läheb veel edasi ka, need vaimuviljad loetati ära. Ja 24 ma loen ka siit edasi. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja emudega. Jälle üks väga oluline ütlemine, et mis on Kristuse omad on teinud, et löönud risti koos Kristusega on see asi, koos kirgede ja emudega. Ka väga oluline moment usus lihtsalt seda näha ja usus lihtsalt seda teha. Kui me elame vaimus, siis käigem vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad ja üksteise kadetsejad. No auahnus kipuks kergesti tulema. No kas ärritada oskame teisi? Ju me oskame. Vahest, kui ikkagi tahad, ikkagi tead, kus koha pealt teist torgata, et küll ta ärritub, teadeks. Tead ära. Oma lähedasi tead kõige paremini, kuidas ärritada. Ja ärge olge üksteise kadetsejad. Nüüd pean rääkima, kõik ei olnud kolmapäeval siin, me lükkasime kolmapäeval interneti kinni. Ja kolmapäeva õhtul oli niimoodi, Mõde Viire ütles väga hea tunnistuse ja tead, ja minul oli üks siuke moment huvitav, et minu jutluse ajal ja ütleme, et lapsed, teate alati, kuidas on, et kui seal tunnis on, siis nad on seal, eks. Aga kui muidu on siuke möll käib ja tead, ja kas nad kuulavad või ei kuula. Ja tead, kui Mõde Viire hakkas rääkima, kuidas nad kõik kuulasid, istusid nagu kukununnud reas, kõik kuulasid, mis asja on lahti läinud. Ja pärast ma tulin kantsesse ja mõtlesin kohe, et ma lausa kadestan, et Viiret, et kuidas teda kuulati ja mind ei kuulata. Kui ma nüüd seda lugesin, siis ma leidsin sedasi,
et ei tohi üksteist kadetseda. nüüd parandan lihtsalt meelt ja palun andeks oma patu, mis ma siin tegin kõige rahva ees, et julgesin oma kadedust väljendada. kallis Viire, ma olen rõõmus, et sind kuulatakse paremini. näed, isegi lapsed tulid praegu siia selle jutu peale ja nii, et see on nii põnev tegelikult, et kuidas Jumala sõna tegelikult on niimoodi, et kui sa seda loed, ta lihtsalt lõikab sind. no et natukese muidugi abikaasa kodus ennem ka kõigepealt lõikas. mida sa ütlesid kantslist, kadestad? noh, selle sõna ma veel suutsin natukese, niimoodi, mis asja sa siin räägid, tead. aga kui ma siit Galatia kirjast lugesin, siis ma leidsin sedasi, et kuule, annan alla, et tegin valesti. ja sellepärast, kallid, nii tegelikult see on, et igal juhul väga super, et meil on püha vaimu need viljad. ja teate, need muideks ei olegi meie omad, need on vaimuviljad. ja küll on hea, et Jumal selle puu otsa paneb häid asju ka kasvama. ja nii, et kiitus Jumalale selle eest. aga nüüd teeme lahti 1. Korintuse 12. peatüki ja natukese pühendame sinna ja sellega püüan täna lõpetada. 1. Korintuse 12. peatükk ja seal on juttu just nendest vaimuasjadest ja vaimuandidest ja natukese pühendame sellele aega. vaimuandidest on see peatükk. ja siin on nagu huvitavalt on näha, et 4. kuni 6. salmini tuleb välja see Jumala kolmainsus. 4. salmis on, või vabandust, mis ma nüüd nimetasin, 4. ei, kohe mõtlen edasi. jah, hea küll, ma hakkame lugema seda, küll siit näeme kohe. Ma hakkan ikkagi 4. salmist pihta, seal on juba vaimuandidest jutt. armuandides on küll erinevusi, aga vaim on seesama. Teenimisviisides on erinevusi, aga issand on sama. ja väeavaldustes on erinevusi ja Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. nii et siin said nüüd aru, siin nüüd tulid need isa, poeg ja püha vaim välja. kõigepealt vaim, siis on issand ja siis on Jumal. 4-6, see loetelu, mis mulle nagu silma jäi. aga jätame praegusel hetkel selle kolmainsuse mõtte siia ja liigume nüüd edasi. mida siis on nimetatud? Siis see 7. salmis on öeldud, aga igalühel antakse vaimuavaldus ühiseks kasuks. ja sellepärast, kallid, vaata, meil ei ole erandit siin, mitte kedagi. ja sellepärast igale ühele antakse ühiseks kasuks. ja sellepärast sõna ütleb sedasi, et näed, kui me kokku tuleme, siis olgu igalühel midagi. olgu igalühel midagi. vaata, me oleme võib-olla natukese piiranud nagu sedasi, ütleme, et kas sul on tunnistust, ütleme, ja sellepärast inimestel palju tunnistusi ei ole. et ei tea, mis asju võib-olla juhtunud ja siis nagu ei tule rääkima. aga olgu ühiseks kasuks ka neid vaimuilmutusi, igalühel olgu midagi. täna vend jagas neid ilmutusi, mida ta on issanda käest saanud. ja sellepärast on see nii, et ütlen täna samamoodi, et kui sa saad Jumala sõna lugedes ilmutust, mitte ainult tunnistust, siis võid tulla samamoodi selle sooviga, pane siia, et soovin jagada seda, mida olen saanud. ja sest, et issand on need oma sõnas meile tõotanud, et need asjad on tegelikult igaühe jaoks. sest Jumala sõna on Jumala vaimu läbi kirja pandud ja see on tõde. Nonii, ja siis hakkame lugema, mida siis antakse. nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna. Kes üks on me hulgas, kellele see tarkuse sõna antakse? Ühele antakse. Neid võib vist ikka mitu ka olla. Aga ütleme selles mõttes, et nagu mõni saab selle tarkuse sõna. Teate, see on see logos sophia, ütleme, kui võtta seda kreeka keeles. Ja selles on nagu, kuidas ütelda, selles on tarkusoskus ja selles on kunst ja isegi kunst, kuidas elada. Ja kui sa oskad hästi elada, sa tegelikult oled saanud selle sama asja, sa oled just saanud selle vaimu kaudu tarkuse sõna. Sa oled saanud selle, kuidas tegelikult elada. Mõni elab targemini, mõni elab rumalamalt ja vaata, see võib olla täiesti vaimu anni tasemel tegelikult võib olla. Siis on järgmine, on see logos gnoosis. See on see tunnetuse sõna, selle sama vaimu kaudu. See on mõistmine. Ja vaata, see on selline huvitav asi, et mõnel on lihtsalt antud mõistmist, mõnel on antud lapse põlvest varakult tegelikult mõistmist. Sest ma vahest olen niimoodi, et ma vaatan, kui ma siin räägin ja kui ma vaatan sedasi, et kui laps ka selle peale naerab, siis ma sain aru, ta sai ju aru. Ja et tal jõudis nagu see mõte jõudis kohale. Sellepärast, et see on ju kohe on tegelikult näha, kui inimesel tekib nagu arusaamine ja mõistmine. Sest sellele tuleb reageering inimese sees. Sa muutud ju tegelikult rõõmsaks. Ja sellepärast antakse seda Jumala vaimu kaudu meile asju mõista ka. Nonii, siis on
ühele antakse usku samas vaimus. No see on see pistis. Vaata, on üks hea pistis on olemas. Eesti keeles kõlab see jube vastikult, et pistist ei tohi anda, eks, aga kreeka keeles on usk on pistis. Noh, ütleme, et see on niisugune huvitav sõna, mina ei tea, eesti keeles on see pandud niisuguse teise koha peale, et sa nagu altkäemaksu tahad anda, eks. Et noh, et ütleme, oma pistisega lähed. Aga kreeka keeles see tähendab kõige paremat tegelikult usku selliselt. Ühele antakse selles samas vaimus usku. Ja see on kõige parem, ütleme, see pistis, mis olla iga tegelikult saab. Ja teate, mis selles on? Selles on usk, selles on ustavus, selles on usaldus ja selles on veendumus. Ja selles on tunnistus. No selles on niimoodi, et ütleme, et usk ei ole nagu, kuidas ütelda lihtsalt, et ma midagi usun, vaid see on kindel veendumus, mida ei nähta. Ja vaata, mida mingisugusel moel tegelikult sinu käest ära võtta ei saa. Ja Jumala vaim saab seda anda. Ja kallid, ja sellepärast ongi see nii. Ja ärme pahandame, vaata sealt Rooma kirjast tuleb välja, et igal ühel antakse nagu seda usu mõõtu mööda. Et peavad need asjad olema. Ja mis siis, mõnel õel ja vennal on rohkem seda usku antud ja ongi rohkem uskumas, teisel on vähem. Ärme võrdleme seda nagu selliselt, ärme oleme ka selle koha pealt absoluutselt kadedad. Ja sellepärast ja ärme oleme kadedad, et kui mõnel on seda mõistmist ja oskust rohkem ja tunnetust rohkem, sest et Jumala vaim annab seda, kuidas ta tegelikult kellelegi annab. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et eks me peame püha vaimu ootama ja me peame tegelikult valmistama ennast, et Jumal saaks meid tarvitada, et ta meile midagi saaks anda, et kuhu oleks tegelikult anda, see on väga oluline, tähtis moment on tegelikult ka. Ja küll ta siis annab. Siis ta annab mõnele, teisele annab siis tervendamise armuande, ikka samas vaimus. Ja ongi niimoodi, et ongi, mõnel on tervendav, no oli Morris Klaar, mängis viiulit ja tema viiulimängu ajal inimesed tervenesid. Kõik. Antakse tervenemise armuand, sa peab sõnad rääkima ka. Ei sa kellegile poognaga panema ei pea, ainult viiuli peal paned. Tead, eks? Aga inimesed saavad terveks. Lihtsalt on antud see armuand. Ja lihtsalt see sünnib lihtsalt selle tõttu, et kellegel on see antud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et lihtsalt julgustan sind selle koha pealt, et kuidas Jumal seda teeb. Peetrusel oli vari tervendas. Noh, saadi aru, aga ikkagi uhkem oleks, et tulge siia ritta, et ma panen käed peale. Saite aru, kes tervendas? No mina, eks. Ei saanud aru, lihtsalt see vari tervendas. Lihtsalt mina kõndisin. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et Jumal teeb igal ühega, kuidas tema tegelikult tahab. Ja sellepärast on nii, et teisele annab selle tervendusvahendi, selle rohu või ravimi või tervendamise. Ja siis nüüd 10. salmis tuleb ühele väge imetegudeks. Väge, siin see imetegudeks on nagu siin isegi nagu lisatud, antakse väge. Tegelikult on, teate, mis siin on räägitud? Siin antakse jõudu. See otseselt sõna, tead, mis seal on? Dünaamis. Kiitus Jumalale, mõnele antakse jõudu. Ole sina ka seda igatsemas tegelikult, et sulle kantakse, Jumal annab oma vaimu läbi tegelikult jõudu. Ja sellepärast see on ju super tegelikult, te saate püha vaimu väe, selle jõu tugevuse, võimsuse, võimekuse, võimaluse ja selles on ka need imed ja imeteod tegelikult. Ja nii ta on. Ja mõnele antakse see vägi siis, eks, teisele prohvetlikku kuulutamist. Seda etteütlemist ja nagu Rooma kirjas on öeldud sedasi, et just, et kui on prohvetlik kuulutus, siis sa pead rääkima seda oma usumõõtu mööda. Usumõõtu mööda. Täna ma rääkisin usumõõtu mööda seda, et vaenlase poole pöördutakse. See oli lihtsalt minu usumõõtu mööda, ma äkki näen seda piltu ja ma leidsin sedasi, ma räägin seda, et kord me pöördasime läände, küll me pöördume teisele poole ka, küll kui meile vaenlane lihtsalt ette näidatakse, me kristlastena teame, et meil on kohe armastamise objekt, kui keegi on vaenlaseks kuulutatud. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt see käib tegelikult nagu selle kaudu, sest et Jumalale meeldib teha selliseid asju, et ta tegelikkuses on niimoodi, et vaata see, kuidas ütelda, see Paulus, kes kiusas kristlaste taga, sai kõige innukam apostel. No täitsa vastupidi, keerab lihtsalt ühel päeval ära, korraks valgus tee peal ja ongi asi nagu tehtud. Ja nii, et kiitus Jumalale, nii et prohvetlik kuulutamine, mida antakse ka, eristada vaime. Vaata, siin küsimus ongi selline, et on palju eksitajaid siin selles maailmas, on väga tähtis on tegelikult vaime eristada. Ja sellepärast on see nii, et Jumala sõna ütleb sedasi, et on need, kes tegelikult väga selgelt eristavad, kes tunnevad ära, kes vahest tunnevad lausa selle lõhna ära, et siin midagi haiseb ja lihtsalt eristavad selle asja ära. Asi võib olla tegelikult väga, väga ilus väljaspoolt, aga lihtsalt Jumala vaim paljastab neid asju. Ja
ja siis antakse, teate nüüd, mis asja, mitmesuguseid võõraid keeli ja teistele keelte tõlgendamist. No keeltest natukese rääkisime ka, et me räägiksime keeltes. Ja siis on, teate, kuidas siin on kirjutatud? Siin on öeldud eteros, genos, glossa. No ütleme, kreekakeelsed sõnad on, mis on räägitud. Noh, need eteros, saate aru, eks, geenos, siis on nüüd, ütleme, need rahvaste koha pealt, eks, ja glossa on siis see rääkimine. Ja nüüd on niimoodi, et igasugused, ühtlasi on see, samamoodi on see, noh, ütleme, see meie keel võib olla selleks organiks, meie, noh, mis on meie suus, see keel, ja ka rääkimine, üldiselt on see niimoodi, need ka kreeka keeles on see põhimõtteliselt samamoodi, nagu on öeldud. Ja sellepärast, ja siis iga suguharu, iga järglane, kõik nad tegelikult võivad tegelikult rääkida ja erinevaid keeli siin selles maailmas on. Jumala vaim vahest annab täiesti, võiks ütelda, teistele arusaadavas keeltes rääkida asju välja. Jumal annab rääkida meile nendes inglite keeltes, võiks ütelda, mis pole inimkeeltes räägitud asjad. Kõike tegelikult Jumala vaim saab anda ja rääkida. Ja sellepärast, kallid, kui ma täna nelipühapäeval tunnistan üles, minu esimene tegelikult keelte palumine oli, teate, mis oli? Ma palusin Moskvas Säevas olles vene keelt. Mina palusin tõesti vene keelt, no ei oska rääkida, 2 kuud olin suhteliselt vait oma sõdurite keskel, seal rääkida ei oska, nii palju kui Eesti poistega rääkida said, vene keeles rääkida ei oska. Ja mina palun, teised tulevad mu juurde, said teada, et on usklik, no ütleks nendele, no midagi, ei oska ütelda midagi. Ja minu palve oli sedasi, üks baptisti poisi palve sedasi, et Jumal, anna mulle võõrad keeled, anna mulle vene keel. Tead, et ma tahan võõrast keelt saada. Tead, teised naersid mu käest, kui küsisid seal, noh, et mis võõrkeelt oled õppinud. Ma ütlesin, no vene keelt on õppinud, nad naersid, kuidas vene keel saab võõrkeel olla. Sellepärast, et noh, me olime Moskvast, et nendel tundus seda, et siin ei sobi nii ütelda, et see on võõrkeel. See on ikkagi kodukeel siin. Ja aga noh, võtta, kuidas see on võõrkeel vene keeles? Strannõi, imelik ka veel, eks. Välis ja imelik keel, tead, ja no niisugune ta on. Aga teate, Jumal on kuulnud mu palvet. Ma olen imestamas, kui palju ma saan vene keelest aru. Lihtsalt palusin seda ja kuidas järjest rohkem tegelikult olen hakanud nagu seda mõistma ja aru saama ja lihtsalt nagu tunnen seda, et kuule, nii meeldiv on tegelikult selles keskkonnas ka tegelikult olla. Ja sellepärast on niimoodi, et igasuguseid asju saab Jumala käest paluda. Ja teistele antakse keelte tõlgendamist. Ka see tegelikult on väga tähtis asi, et ka see, mida räägitakse, et seda osatakse edasi ütelda. Vaata, püha vaim on tegelikult meile Jumala sõna tõlkimas. Ärge olge mures nende piibli tõlgete pärast. Sellepärast, et kallid, kui sa võtad Jumala sõna kätte, siis erinevates keeltes on tõlgitud need salme pisut nii ja naa. Aga teate, üks vaim tegelikult teeb meile neid asju selgeks. Ja sellepärast aidaku püha vaim, et me saaksime nagu pihta nendele asjadele, et vaim teeb meile sõna elavaks, vaim teeb meile selgeks need asjad, mida on tarvis ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Nii et, kallid, selles kõiges on tegelikult on Jumala tahe, ütlen lõpuks ka, et kõike seda teeb üks ja see sama vaim, igal ühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Ja no 14. peatüki alguses Paulus julgustab, ütleb sedasi, et noh, taotlege, noh, nõudke neid vaimuande, eriti prohvetlikku kõnelemist. Miks ta seda ütles? Et prohvetlik kõne tegelikult ehitab kogudust. Ja sellepärast, ja noh, ütleme, see vaimus palve ehitab ise ennast, aga prohvetlik kõne ehitab kogudust, ta julgustab selle koha pealt. Ja see julgustab, ehitab ja lohutab tegelikult siis see prohvetlik kõne just eriti ka. Aga keeled ehitavad iseennast. Teate, nad varustavad sind. Noh, ütleme teise sõnaga ütelda, kui sa keeltes palvetad, sa varustad tegelikult ise ennast. See on variant, mida Jumala sõna meile pakub. 14.5 ta ütleb sedasi, et näed, ma tahaksin, et te kõik räägiksite keeli. Ma lihtsalt enne ma ütlesin, et see sõnas on nii öeldud. Ja veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult ja prohvetlikult rääkija on suurem keeltega rääkijast, need võrdlused ja asjad ta toob. Prohvetlik kõne paljastab tegelikult olukordasid ja mis on, ütleme, et vaata, kui ütlesime, et pühavaimu värk on niimoodi, et tihti läheb nagu käest ära, et öeldakse, et nagu purjus. Paulus siin 1. Korintuse 14 ütleb, kord peab olema majas. Ja sellepärast on see niimoodi, et üks räägib ja teised olgu vait ja kui on tõlgitsejad ja ütleme, täitsa selgelt tegelikult räägib neid asju. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et noh, need asjad on tegelikult väga, väga otseselt siin kirjas. No nii, ja issandat tuleb teenida vaimult tulisena. Ja sellepärast issanda ootus on tegelikult see,
et me oleksime täis vaimu. Amen. No nii, tõuseme üles ja nüüd on selline lugu, et ma ei taha mitte kellegile ütelda, mida sa täna peaksid tegema, vaid tee sina seda, mida sulle Jumala vaim on ütelnud. Tahad keeltes hakata palvetama, mis iganes, mida sa taotled, mida sa küsid, või tänad issandat selle eest, et mis on sulle ilmutatud ja antud tänasel päeval, siis lihtsalt julgustan sind selle koha pealt, et tee praegusel hetkel seda ja oleme ühe hetke veel palves ja oleme just ka keeltes palves. Ja kes tahab hakata palvetama, võta selles keskkonnas see and vastu. Oore kandarala shiiriri kandarala haja, koora parala kandoro loori piri kandarala shiiriri kandarala ando, koora paraba kandarala shiira paralandoro loore piri kandarala handarala haja. Kiiririri kandarala haja. Täna nähtavasti lapsed said pühapäevakoolis vaimu täis ja räägivad keeltes. Ooribiri kandarala shiiriri kandarala haja. Kiiririri kandarala haja. Riibri kandoro losorolo kodarala haja. Kooririri kandoro losori handarala haja. Kiitoro handarala sitorolo handarala haja. Kiiririri kandarala shiiriri kandarala haja. Koora paraba kandarala shiiriri kandorolo. Ooribiri kandarala shiiriri kandarala haja. Isa, me palume praegusel hetkel, et kui me täna siit paigast läheme, kus me oleme ennast ka keeltes palvetades ehitanud ja varustanud. Isa, ma palun seda, et kui me läheme, et meie sõnad oleksid prohvetlikud oma abikaasadele, lastele, lähedastele, naabritele, kellega iganes kokku saame. Isa, me täname sind, et me võime lihtsalt seda paluda, mis tuleb sinu käest. Jumal, me täname sind, et me ei pea mitte oma mõistusega siin selles maailmas tegutsema, vaid me saame väepühalt vaimult ja oleme sinu tunnistajad siin selles maailmas. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle ja aita meid olla kuulekad, julged, et me oma mõistusega ei oleks vastu panemas sellele, mida sina oma vaimul läbi tahad teha ja ütelda ja rääkida. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle ja me täname sind, Jumal, iga anni eest, mida sa oled andnud. Me täname sind iga vilja eest ja Isa, me palume seda, et see vili rohkeneks meis igas ühes. Isa, sa näed, kus on meie puudujäägid, täida need. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind Jeesuse nimel. Amen.